tervist. Need on Brasiilia mägimetsad, puhtad, täis linnulaulu ja eluväge. Meie inimesed peaksime olema ka täis eluväge, peaksime olema puhtad, et meie rakud meie sees saaksid laulda. Seetõttu ma soovitan jälle toituge mahedast, toorest, taimsest toidust. Mina siin Brasiilias olen imestamas, kuidas on võimalik, et nii palju on Brasiilias kasvamas erinevaid vilju. Siin kasvavad kõik maailma viljad, sest siin on esindatud peaaegu kõik vööndid, mis on soojad, kus kasvavad siis viljad, on troopilised vööndid, on poolkõrbed, on subtroopilised, on ekvatoriaalsed ja on mägivööndid. Et siin pane kasvama mida tahes, kõik viljad kasvavad, kuid brasiiliased eelistavad süüa mingit Ameerika mürgist korporatiivset sööki. Ja ma tahtsin teile rääkida tegelikkuses enda söögist, mida mina siis Brasiilias söön. Ja see on siis, näete siin. Siin Brasiilias on väga palju manioki jahu. Selle nimi on tapioca. Selles ei ole siis gluteeni, see ei ole teraviljaline, see on juurikas. Ja ma panin siia guaranat, panin natuke safranit ja tegin omale sellise toore manioki pudru. Ja see pudru siis on nüüd 600 grammi pudru, sellist poolvedelet, rohkem paksjat. Tökatit on siis väärt palju rohkem kui ära süüa kuskil restoranis mitmeid praade, tõesti mitmeid. See on orgaaniline, puhtast põllumajandusest, pole GMO-d, pole kasavara. Nii et siin Brasiilias on lust toituda tervislikult, siin on saadaval orgaanilist toitu väga palju. See on minu aed siin, mille ma eelmine aasta maha panin. Siin on lihtsalt lilled, sõnajalad, jukad, näete. Et pisik aiake. Ja jällegi, mis on põhitoit, mul on siis Sportivity. Sportivity käib siis trenni ette, trenni taha. Ja spordivorm paraneb iga päevaga. Ma tõesti ei kujuta ette, kui ma peaksin toituma kotlettidest ja makaronist, nagu ma tegin seda vanasti. Ei kujuta ette, kui ma peaksin sööma selle saia, kus on sees pärrum, margariin. Kui ma peaksin vee asemel jooma mingit kleepuvat ollust. Ja siis tundma iga õhtu väsimust ja minema siis väsimust trotsides trenni. Et teate, kõik on olematus. See kõik on olematus, sest puhtas kehas on vorm väga hea. Ja nauding ongi see, kui sa ei söö sisse mitte magusat möga, nimetad seda naudinguks. Ja nauding on see, kui sa suudad tunda head maitset tooretest, mis on toitvad. Sa suudad neid tarbida, mida paljud ei suuda näiteks. Ütled, et siin pole maitset. Pärmseen ei võta omaks seda maitset. Ja nauding on see, kui sa saad olla lihtsalt oma loomulikus vormis. Saad tunda ennast mehena, saad tõsiselt olla, mina ütleks, et elu parimas vormis. Nautige loodust, inimesed, nautige puhast elukeskkonda, nautige oma loomulikust. Võtke oma lehti ära õlled, pekivoldid, loobuge söömas kotlette, makarone, pärmisaia, joomas Coca-Colat, toetamas korporatiive nagu Nestle ja Coca-Cola ja Marsse ja nautige elu selles mõttes, et teil oleks tõesti väge ja jõudu, et teil kaoks ära kõik see, mida inimesed tunnevad tegelikkuses, see on väsimus. Väsimus ja hirm haigestuda. Looduses on olemas kõik, loodus on terve, sest looja on niimoodi loonud inimesi. Looja on loonud inimese terveks ja kui inimene jälgib looja poolt ette antud, oskab loodusega ümber käia,
oskab elada vaid looduses, tarbides vaid looduslikke tooteid, siis inimene lihtsalt on terve. Nautige loodust, nautige ennast, nautige oma väge ja reipust. Kuulake linnulaulu ja laske oma rakkudel kehas rõõmust laulda.